tere ja järjekorras viimane ongi jäänud jäär. Ja siin kaardis on ta välja toodud kui keegi, kes on siis võrdlev, võimuvõitlev, arvatavasti edasi pürgiv või soovides olla alati esimene. Ja ma lisan jällegi laulud siia video alla infosse. Mulle tundus, et laulud tulid seekord, muidugi sina vali oma lemmiklood, kuid minu playlistis tulid sellised rahumeelsemad jäära laulud. Ja mu mõte ongi see, et kui jääral on mitut teed, et ta võiks teistega võrdlemise asemel võrrelda enda teeotsasid, millist teed võtta. Ta on väga maskuliinses energias, algab tema see ja see, kuhu ta panustab, määrab väga palju ülejäänud 12 aastaks või 9 kuni 12 aastaks tema eluloo. Ja tal ongi 2 suunda, ma tajun, ma võtsin lisaaega, et seda kanaldada, sest kui päris aus olla, seda lugemist tehes, kuidas öelda, mina tean jäära kui keisri energiana väga konstruktiivset, emotsionaalselt intelligentset, arenevat uudishimulikku, kes soovib areneda, kes soovib parandada, kes mõistab oma eksimusi ja ta võtab kõik kogemused ja eksimused kuidas öelda, kulda väärt kogemusteks, et edasi areneda, ehk siis ta on oma enese arengu teekonnale suunitletud. Ja ma tean jäärasid, kes on võib-olla sellised, need on siis sellist õigetpidi jäärad, nad on, mõlemad jäärad on süsteemi ehitavad, aga see jäär, mida ma just kirjeldasin, on arvatavasti südamega oma kogukonda arvestavalt, teisi arvestavalt ja austavalt ja väärtustavalt, ühtsustunnet loovalt. Ta ei ole isekas. Teine jäär samamoodi loob oma süsteeme, kuid tema on isekam. Tema on tagurpidi, tema on rohkem iseseisvam, isekam, domineerivam, agressiivsem ja võib-olla ei kuula teisi, on kangekaelne ja nii edasi. Ja võib-olla teisi ka süüdistav läbi selle, et olla ise kõige parem või võrdlev, et olla ise kõige parem. Ehk siis ta on selline võimuvõitlev ja mõnikord isegi kättemaksuhimuline, sest tegelikult jäära vist juhib minu meelest Marss, mis on mees energia, maskuliin, aga ka mingi sõjajumal või mingi selline liider, ürgne energia on siin, eks ju. Et see on selline jäär, et siin ongi 2 teekonda ja ta võrdleb tegelikult neid. Tegelikult ma näen, et siin on suur osa selliseid, kes elavad välismaailma najal või nad on välismaailmale suunitletud. See, mis välismaailmas toimub, see mõjutab neid nii palju. Mina isiklikult tunnen, et siin ongi 2 sorti jäärasid ja mul endal tulid väga tugevasti just jäära ja neitsiga sümptomid üles, et seal on mingi omavaheline dünaamika ja see on väga primitiivne, just nimelt mingi ürgne dünaamika, mis on väga-väga destruktiivne. Ja see ongi, mis võib jäära tõmmata valele teele, ehk siis vana ringi taaskordamisele. Ja ma kohe ütlen, see vana ring on see, et 2026 aastal või on 2 stsenaariumi. Kas see, et taastub see nii-öelda primitiivne nõidade põletamise aeg, kus oli siis meeste-naiste konflikt väga tugev, kas minnakse sellega kaasa ja taas luuakse see, või läbi kogemise, viimase vindi läbi kogemise see vabaneb
ühte kui teist võib-olla. Või siis valitakse täitsa teine tee, aga ma millegipärast tajun, et jäär on seda masti, et ta tahab ta on nii kangekaelne, et tal on vaja läbi kogeda omal nahal mingi nii-öelda väljakutse, ja see aasta saab olema väga raske, kui ta valib selle suuna. Et soovitus on pigem lasta lahti ja lasta teistel oma karmat kogeda, on minu sõnum. Ehk siis jäär esindab maskuliini selles ürgses ajas, kui naised, ehk ma tahaks öelda isegi nõiad tahtsid, üleolevad nõiad, mitte sellised head nõiad, kes aitavad sul tervendada ravimtaimedega, vaid sellised, kes ülbitsesid, tahtsid meestega rammu katsuda, ühesõnaga need naised, kes läksid distorted, not divine teekonda, need naised aktiveeruvad 2026 aastal ja maskuliin ehk siis jäära esindus nii meestes kui naistes mõlemad. Siin on osadel inimestel võib tulla konflikt seoses oma esivanematega. Ja see ongi see, et kas sa lähed teadlikkuse enesearengu teekonda või sa lähed selle primitiivse energiaga kaasa ja toidad seda oma edaspidises järgnevas elus. Väga ikkagi sõjakeskne, kui sa valid selle sõjakeskse suuna, siis ja ei jaluta sellest ära, ei toida seda, siis sa lood seda juurde. Ja siin ongi see, et kas sa keskendud kättemaksule või lahti laskmisele ja uue puhtama ringi iseenda jaoks loomisele, iseendale ja oma lähedastele. Siin on mingi dünaamika. Ja kui ma kuulsin, et see üks Eesti numeroloog ütles, et väga sõjakas aasta tuleb 2026 ja ka olen kuulnud ka see oli siis meesesindus, kes seda ütles ja olen kuulnud ka naisesinduselt seda, siis kui ma seda kuulsin, siis ma ei saanud sellest aru, sest mina ei tajunud enda sees, et 2026 aasta tuleb sõjakas või konfliktne. Ja ma tajun seda nüüd, miks see nii on, sellepärast ma tajun seda, et ma ise olin liikunud juba teisele, kuidas öelda, teises vibratsioonis elasin mina. Ja seda lugemist tehes nüüd ma mõistan, miks see nii oli, et osad tajuvad seda nii ja osad naa. Miks mina tajun seda, et mina ei näe üldse ohtu 2026 aastal. Ja miks osad oma eriala inimesed näevad väga suurt ohtu. See ongi sellepärast, et see stsenaarium, mis oli kiviajal algselt naiste-meeste vahel, kuidas konflikt alguse sai, võimuvõitluse konflikt, siis see kindlasti taas käivitub, aga kuidas sina selles manööverdad? Et mina olin sellest juba ammu edasi liikunud, sellest mustrist. Ja see, et ma seda pean esitlema siin, nüüd ma mõistan, miks mina ohtu ei näinud, sest mina olin juba ammu liikunud teiste rahulikemate vete suunas, liikunud enesearengu suunas, mina selliste primitiivsete wicked witchide ja domineerivate agressiivsete liidrite konfliktiga, omavahelise konfliktiga, kättemaksu mängudega kaasa ei lähe. Et ma olin sellest nagu ka juba eelmises elus, ma mäletan oma eelmist elu, kus ma lihtsalt vaatasin seda kõike pealt. Et juba siis ma sain aru, et see ei ole minu jaoks. Aga on inimesi ühiskonnas, keskkonnas, kes vastupidi lähevad sellega kaasa. Aga tegelikult evolutsioon soovib, et see viimast korda aktiveerub, et läbi selle õpitakse, et saab ka teisiti. Ja sellepärast mina võtsingi lisaaega, et mõista veel sügavuti seda teemat, mis toimuma hakkab. Ma ütlesin, et jäär mängib suurt rolli. Jäär aga ka neitsi ja neil on omavahel mingi dünaamika, maskuliin, feminiin. Neil on tervendustöö distorted osas
ja see alateadlikud mustrid tulevad väga tugevasti esile. Valgustöötaja sellega kõigega kaasa ei lähe, vaid laseb neil, kes tahavad sellega mängida ja liiguvad ise edasi, sest need mustrid niikuinii kukuvad, mis kukkuma peavad. See tuleb üles sellepärast, et see ürgne muster saaks paljastatud, vabastatud, tervendatud ja kes on kangekaelsem, see siis loob seda enda ellu läbi korduste. Ja kahte sorti jääre siis on, eks. Ja jäär tuleb kindlasti õpetama ka meile julgust enda ees seista ja ennast kehtestada, aga lahti lasta. Ühtlasi, mitte minna kättemaksu vibratsioonile või tagasi tegemise vibratsioonile, et see on nagu, jäär õpib, et see on nagu kahe otsaga mõõk, kui seda teha. Samamoodi neitsil tuleb kui ma olen varem siin rääkinud mustast lesest või midagi, siis sellel aastal, see oli eeltöö selleks, sest 2026 aastal sellised musta lese all ma mõtlen ka seda, et wicked witchid, need, kes kuritarvitavad oma võimu ja jäärad, kes kuritarvitavad oma võimu, nendel saab olema väga intensiivne aasta ja elu ei anna armu selles osas, aga annab võimaluse kas seda edasi toita või oma esivanemate mustrit või olla nagu tänapäeva tsiviliseeritud inimene ja lasta need lahti ja edasi liikuda. Ja sellepärast mul ongi nii raske seda teha, sellepärast mul ongi niimoodi, sellepärast, et ma olen edasi liikunud sellest ja võib-olla mul natukene on ka kurb näha, et inimkond ikka veel mässab selliste asjadega, et elus on palju paremat, mida kogeda või mida teadlikkusega luua. Minu jaoks on see täiesti aja raiskamine, kahe otsaga mõõk ja never ending story, kui sinna panustada. Ja lood tulid sellised edasi jõudnud rohkem, kuidas öelda, huvitav, et tulid edasi jõudnumana rohkem hinge või südame keskmes oleva jäära sõnumid, on see siis mees või naine, et maskuliin selles mehes või naises siis. Ja tõeline liider on see, kes siis tõesti nagu ühtsus oma tõmbab koomale oma selle ringi ja kaitseb ja nii edasi. Ja siin on nagu meeste ja naiste tuleb läbivalt aasta läbi ka välja, et tuleb meeste ja naiste vaheline niisugune alandamine, hirmutamine, et saada võimule, et võimutseda teineteise üle. Et see on selge pilt siin selgelt näha. Ja see on nii koolides, lasteaedades kui ka ühiskonnas, tööl, meedias, igal pool. See on sellepärast nii, et see muster tahab puhastust, vabastamist, edasiliikumist, aga ta tuleb pinnale väga destruktiivsel viisil, sest ta on nii kaua aega alla surutud. Sellega ei ole nagu tegeletud konstruktiivselt ja sellepärast mina edastangi seda teadlikkust, et sa mõistad, et on võimalik ka teisiti. Et need inimesed, kes jäävad kinni sinna, nad jäävad üksi lihtsalt. Elu ei toeta nende teekonda, et need kukuvad ära, need kättemaksu mustrid või tagasi tegemise mustrid või alandamise või hirmu mustrid, et minnakse hirmust läbi, et ma näen ka, et jäär läheb kindlasti hirmudest läbi, et ka teda on nagu hirmutatud, alandatud, mingi teema siin on destruktiivse feminini poolt. Ja tema samamoodi ei ole tegelikult olnud siin humble, tema on ka midagi teinud. Ühesõnaga, mu point on see, et elu hakkab hoiatama väga kardinaalselt, oled sa feminin või maskuliin, kui sa lähed nagu valele teele, kas sa teed seda avalikult või salaja, elu teab. Ja elu tahab korrastada seda evolutsioonilist mustrit, et see kõik kasvab nagu välja. Ja vaatamegi siis 12 kuud. Sümptom ongi siis solvumine, alla surutud nii-öelda emotsioonid, kättemaks tagasi tegemine, potentsiaalne
aga ei pruugi, kui ta valib hoopis teise tee ehk lahti laskmise. Ehk ta kukutab selle vana süsteemi läbi. Tal on 2 teekonda. Et ta selle asemel, et teistega võrrelda ja võistelda, ta võiks tulla enda keskmesse ja olla parem versioon iseendast, iseendale ja teistele. Ja tulla üldse destruktiivsetest kollektiividest ära. Mitte neid toita, sest nad ise kukuvad ära siis läbi iseendaga, teineteisega võitlemise. Et see ei tööta enam. Tervis nagu sellistel inimestel enam ei vea. Nii, vaatame siis 12 kuud jääradele. Et tundub et siin on nagu öeldud, et tuleb raske aasta ja ma leiangi, et see tuleb raske aasta neile, kes on korranud või tahavad korrata neid mustreid, mis olid siis kivi ajal, kui põletati nõidasid ja mehed olid poliitikas. Ja siin ei olegi üks ega teine süüdi. Mina leian, et ei tasugi austada. Mina kui poegade ema arvan seda, ma ei ole nii kiviaegne, et austa naisi maksimaalselt, et mehed peaksid maksimaalselt ainult naisi austama. Minu jaoks on inimkonnas ikkagi igasugused suhted kahesuunalised teed. Ja kui naiste rahvast tegelikult ei austa meeste rahvast, on destruktiivses, distortid energias, passiiv-agressiivselt kiusav või mingil moel, siis tegelikult ta ei vääri austust. Ta väärib, et maskuliin seisab enda eest ja kehtestab ennast, sest me mõlemad oleme inimesed ja me mõlemad väärime austust ja väärtustamist, teineteisega arvestamist. Ja siin ongi see, et kõik naised ei vääri austust, kui nad ise ei ole olnud austavad, mina leian. Ja selle asemel, et teha kättemaksu või tagasi, lihtsalt eemalda ennast sellest. Aga nüüd vaatame 12 kuud jääradele. Jääradele on nii, et neil on jaanuaris fookuses süda ja kodu, õnneliku kodu, turvalisuse, armastuse, lahkuse, perekonna, kuuluvusseaduse tunne, rahu, niisugune hea kodutunne, rahulik, südamekeskne, oma inimeste keskne. Veebruaris ollakse natukene apaatne nii-öelda. My way or highway, et temas ikkagi tõuseb üles selline liider, ta tahab ikkagi positsioneerida, domineerida, olla liider, olla kuskil mingi eesotsas. Ta tunneb, et kui ta ei järgi oma missiooni, siis ta läheb niimoodi apaatseks või igav on tal ja liigne kodule keskendunud tekitab tal sellest, et ma tahan põgeneda siit ja teha oma missiooni natukene. Oled sa mees või naine, nii on. Et natukene isekus tuleb veebruaris üles. Märtsis sa soovid midagi ja liigud millegi suunas, sul on midagi sihikul, midagi väga äkitsi, sa oled väga kirglik selles osas, mingi idee, mingi ettevõtmine, sa oled omas elemendis, sa oled väga suhtlev, see võib olla suhtlusega seoses ja sa näed selles potentsiaali. Aprillis on siin mingi lein ja ma näen, et see lein võib olla, et kellegi kaotus. Kellegi lähedase kaotus on siin. Lein surmaga, ma näen, kellegi surm on siin. Ja. Ja see võib olla keegi vähielemendis. Et see loob väga suurt muutust sinu ellu.
Järgmine kuu, mai, tunned sa ennast motiveerituna, oled julge, edasipürgiv, oled natukene selline nagu rüütellikkus, edasivas, võidukas, tugevas energias. Justkui nagu saad nagu kellegi lubadust täites, nagu sa oled nagu oleks, kes lahkus kellegile nagu mingit eesmärki, sa seod seda mingi eesmärgiga, et sa võtad ennast kokku ja ei jää liiga pikalt nugrutsema, vaid sa justkui nagu seod selle eesmärgi lahkunuga, et ma võitlen meie mõlema eest või ma näitan, midagi siin on. Ja juunis tunned sa ennast ikkagi väga kaassõltuvana, see nagu kodune elu sind tegelikult on su küll süda seal, aga sa tunned, et sa muutud rahutuks, sul on vaja missiooni teha. Aga hea, kui see missioon oleks konstruktiivne, mitte siis selline draamadega ja konfliktidega kaasa minev, vaid midagi tõeliselt ehitades oma südame järgi. Mingi selline konstruktiivsem suund võiks olla või sisu. Et see viib sind võidule, see toob sulle paremaid tulemusi, jäävamaid tulemusi, see on kindlasti sinule jäärdele üks tugev soovitus 2026 aastal. Et ma saan aru, te olete sellised missioonikindlad inimesed, teil on vaja oma asja ajada. Et töö on teile tähtis, et samamoodi nagu kodu, et kui te seda ei saa, siis te muutute apaatseks. Te tunnete nagu ennast puuris olevana. Teil on vaja rääkida, teil on vaja liikuda. Te võrdlete teistega, teile tundub, kõik teised lähevad nagu edasi, tegelevad millegiga, aga teil sellepärast on teil nagu inspiratsioon või motivatsioon ka edasi liikuda, et mitte jääda kinni, muidu teile isegi muutub tervisele, teil ei ole hea tervisele, kui te olete ainult kodus. Et siin on nagu see ütleb. Et teil on ikkagi dominatsioon ja see liidri, see mingi, te tahate olla midagi luua ja nii edasi. Juulis tuleb vastandite selline Juulis võib tulla midagi, mis ma just eelnevalt kirjeldasin, vastandpoolustega mingi kokkupõrge või kuidas öelda, mingid maskid langevad, mingi transformatsioon, mingi ärkamine, mingi mõistmine, midagi, mis sa oled nagu peitnud või on sinu eest peidetud. Ma tahaks rõhutada, sinu eest on peidetud, tehtud head nägu. Maskid langevad siin, täiesti langevad. Keegi, kes on mänginud head paljastub, et see on olnud lihtsalt üks mask. Ja läbi selle sa mõistad, et see on sinu enda mingi suguvõsast varju, esivanemate varju aspekt, mis on kandunud sinuni, sest keegi ei ole sellega varem tegelenud. Ja sina oledki see nii-öelda liider, kes sellega siis tegelema pidigi ja selle vabastama. Et tundub, et tõmbad tagasi päris palju ja mingi ajutine blokeering on, sa vajad nagu toetust. Ühesõnaga mingi täiesti mask langeb kellegil, mingi uss paljastub ja avalikult, see on suur, see on kõigile näha, kõigile kõrgelt näha ja kaugelt ja intensiivselt. Aga järgmisel kuul augustil tundub, et sul on hea meeskond või perekond, kes sind toetab või sinu inimesed. Sa liigud jätkusuutlikul edasi, see nagu sind ei heiduta. Juba õppetund õpitud ja liigume edasi. Väga suur õppetund saab olema sellel suvel. Õpid midagi väga suurt. Aga sa oled juba sihikul, sa oled juba liider, sa juba lähed edasi, sa teed koostööd. Meeskonnatöö on väga hea synkroonis ja sa saad oma kindlale meeskonna peale loota. Seda võid küll, et kas kodule või oma inimestele või sul on oma mingi usaldusväärne selline team effort, keda sa võid usaldada ja nad aitavad
sul igasugustest üleminekutest, just nagu sina tegelikult neid. Et ma näen, et sa tegelikult oled lojaalne, aga sul on vaja lihtsalt, sul on tung teha oma missiooni. Et mitte, et sa hülgad midagi või kedagi, aga sul on vaja töö, kodu, pere. Et sul on töö väga tähtis, ühesõnaga. Kui sa seda ei saa, see hakkab su tervist lihtsalt nagu ruineerima, eks ju. September, sa nagu ootad midagi. Sa ootad mingit uut algust, sa ootad telefonikõne, sa ootad mingit sõnumit, sa ootad, et keegi või miski kõneleb. Ja ma tulen läbi ka, et sa igatsed seda inimest, kes ära kadus. See, kes suri ära või sureb või on oht kaotada. Siin ongi, mina näen, et siin on lein. Ja see võib olla ka nii, et ta lahkub, läheb kaugele või midagi, aga ma näen siiski, kui päris ausalt, ma näen siin ikkagi, et on lahkumine, keegi lahkub. Ja see loob muutuse. Ja see justkui see lahkumine ei vii sind leina. Ta motiveerib ja sütitab sind olema veelgi julgem nagu mitme eest nagu tema auks toimetama. Ja sa ootad midagi, sa tahad suhelda, sa igatsed seda hinge, kes lahkus väga. Sa tahaksid suhelda kellegiga, nagu sa suhtlesid temaga, sa igatsed seda. See on nagu südamekeskne. Sa ootad midagi, sa vaatad, aeg tiksub. Sa tunned sisemist kutset kas ise suhelda või sa ootad, et keegi seda teeb. Suhtlus saab väga oluliseks sulle oktoobris. Novembris on sul veeelemendis keegi soulmates tuleb. On suur potentsiaal leida inimene endale, keda sa ütlesid, et sa igatsed sarnane tõmbab sarnast, et sa igatsed seda inimest, kes seda hinge, kes lahkus, sarnast hinge, kes lahkus. Ja tegelikult see manifesteering on väga kiire, seepärast et novembris näitab, et juba on siin soulmates, armastajad, union, ma ei tea, keegi või miski, kas manifesteeris või võttis julguse kokku ja võttis kontakti. See on mingi dating on ju, siin on seduce ja siin on long term potential, see on mingi pikaajalise suhte potentsiaal, siin on nagu alalise suhte potentsiaal. Siin on võlu, siin on it factor, et mingi sõnul seletamatu tõmme. Alluring, siin on nagu, ja te mõlemad olete väga erilised hinged, see on nagu näha. Ja it's time näitab seda, et detsembris, mina ei tea, mina tunnen siin, et oleks nagu abielu. It's time. Aeg on õige. For action, things are fast track to unfold quickly and smoothly. Mina näen siin, et on võimalik, et 2026 aasta teine pool või lõpp võib olla nii, et sa leiad endale pikaajalise partneri, kellega on tõesti nagu, te olete mõlemad erilised ja sarnased. Mitte vastandid, vaid pigem sarnased. Ja siin on võib-olla abielu see potentsiaal, et aeg on küps ja elu ka tundub, et toetab seda, et aeg on küps. Aga see ongi see, et partner peab lubama siis jääral ka teha oma tööd, siis ta on õnnelik ka kodus. Ja ma näen siin perekonda. Paki põhjas on perekond. See tähendab seda, kui ma nüüd vaatan kuude kaupa, siis siin on jäärad ikkagi ja mu lood tulid ka rohkem edasi jõudnud jäärad, mitte need, kes tahavad taas luua primitiivseid oma esivanemate mustreid. Ei. Siin on keegi, kes läbi oma kogemuste, õppetunde, ta kohe
itself up ja läheb edasi õiges suunas. Teine pool aastast ehk siis see suvi, juuni-juuli ta midagi, mingi varjutöö on. Nagu ma ütlesin, siin on see jääradel ja neitsidel ja kaaludel on mingi teema siin. Mingi puhastust. Neid see aasta eriti, kuidas öelda, mõjutab, ma leian. Toob pinnale ürgsed, destruktiivsed varjuküljed, millega on vaja tegeleda ja konstruktiivselt, teadlikult lahendada, muidu need jäävad korduma. Ja siinsed jäärad on lojaalsed, perele keskendunud, lastele keskendunud, partnerlusele, usaldusväärset, tribe. Ja siin on keegi, kes nii ise on olemas, aga ka talle ollakse olemas nagu kindel kui kalju. Täiesti tema inimesed on temaga. Siin näitab seda väga. Ja see on tore. Et see näitab ka, see on ka märk sellest, et sa oled õigel teel. Sa teed õigeid valikuid. Kui sa märkad, et inimesed lahkuvad sinu juurest ja lahkuvad korduvalt ja sulle kallid inimesed või midagi, siis on see märk sellest, et kas sa ise oled enda suhtes lugupidav ja väärtustav ja kas sa seeläbi oled ka teistega, sest see, kuidas sa suhtud endasse, sa suhtud teistesse. Ja väline peegeldab sulle, kas sa oled piisavalt austav ja hea. Et kui hakkad inimesed sinu juurest lahkuma, siis on see kindel märk, et sa oled juba kaua midagi valesti ikkagi. Aeg on endasse vaadata. Aeg on olla parem versioon iseendast. Mitte süüdistada ega võrrelda ega võistelda ega kätte maksta ega. See on nii tühi-tähi. Valgustöötajaid elu hoiab ja teised inimesed tunnevad selle ära, et kumba sina valid. Et sellepärast mina ei näe 2026 aastat kardinaalsena nagu teised näevad. Ma näen, et seal on hoopiski areng läbi kogemuste. Ja ma usun, et see sõnum, mis ma edastan, teadlikkus, mis ma edastan, aitab sellele veel omakorda kaasa, et see kiiremini toimuks. 32.05. Ja nüüd ma vaatan tegelikult, mis siin tahab tulla. Ütlen nii, et jääradele ikkagi on see intensiivne aasta siiski. Palju emotsioneerimist, tuntakse ennast ikkagi räsituna. Mehed ja naised, maskuliin, kellel on nagu, eks ju, maskuliini energia, tuntakse, et peab ennast pidevalt kaitsma või midagi tegema, et rakendama seda energiat. 2026 aasta energiat peabki rakendama, see on õige. Aga rakenda seda kohe alguses eos konstruktiivselt. Mitte nii väga välismaailmale, ühiskonda midagi tõestades, vaid oma inimestele ja oma missiooni, mis loob tuleviku potentsiaali. Vot siis elu hoiab sind, siis sa oled õigel teel. Nii, 12 päikesemärki jäärale. 12 päikese, ma segan ära ka. 12 päikesemärki jäärale, 12 päikesemärki. Kuidas jäär näeb? 12 päikesemärki. Mis on tema visioon? See ei pruugi olla see, mida see inimene näeb, aga kuidas jäär näeb? Kuidas jäärad näevad jäärasid? Neil on eneseväärtuse õppetund. Tuli ennem torn ja siis tuli keisrinna. Mingi vana asi langeb ära. Ja ta lausa läheb ära. Ma just seletasin, et see on tark tegu. No jumal tänatud. Jumal tänatud. Tähendab, mitte mina ei öelnud, vaid minu teejuhid ütlesid kollektiivi kohta. Mõistad? See ei ole minu. See on, mida on kollektiivsed energiat ja mida minu teejuhid mulle edastasid. Mina olen kanal, kes edastab seda. Kuidas jäärad näevad sõnnisid? Nad näevad tööle keskendunud ja neil on oluline andmine, saamine oleks tasakaalus. Aga üks inimene, keda nad näevad mask langeb, on sõnn. Nad näevad, et sõnnid tahavad jätta mulje
nagu neil oleks andmine-saamine tasakaalus ja ressurss paigas, aga nad näevad, et nad kuritarvitavad usaldust. Sõnnid on tegelikult ülempreester, aga ülempreester, kui on tagurpidi, siis ei ole usaldusväärne, midagi siin on. Kuidas jäärad näevad kaksikuid? Ma vaatan seda ka. Nad näevad kaksikuid kui ei nagu kinnisena. Ja et nad protsessivad mingeid hirme, aga nad näevad, jäärad näevad kaksikuid. Nad näevad iseennast neis, ma näen seda ka. Aga nad näevad, et kaksikud kasvavad ja teevad tööd, pühendunud edasi, enesearengu teekonnal on. Ja on emotsionaalselt küpsed nii iseenda kui teistega. Ja nad nagu näevad natukene iseennast seal nendes, sest ma tahtsin öelda jäära, tegelikult on ju kaksikud. Et nad näevad, et kaksikud teevad ka väga suure transformatsiooni, aga nad näevad, et nad on kinnised, ei ole avatud ja on keskendunud enesearengu teekonnale. Et vaata, mina olen kaksikud ja mul ennem oli ka, et kui jäär on destruktiivses energias, selles vanas ürgses energias, mis on liigdomineeriv ja nagu valimatult kõikide naistega, feminiinidega destruktiivne, nii distordid kui ka divine omadega, siis, sest tal on hirm, eks ju, või ta on selles mustris, kus tema esivanemad olid, siis mul tekibki selline, et oota, see on too much, mina olen divine, mina ei ole distorted, mina ei ole nõid, twisted witch, eks ju, mina ei ole see, et respekt nagu, et kõik ei ole sellised nagu seal ürgses energias olid, et katsu nagu, on ju, hoiame piire siin, mina ei ole sinu vastu, et jäär nagu võib-olla tunneb, et kõik on tema vastu justkui nagu seal ürgsel nõidade selles, eks ju. Aga tänapäeval on väga palju teadlikke naisi, divine feminiini, kes teavad põhjust tagajärge ja võtavad mehi kui naisi kui inimesi, on ju, mitte kui vastast. Et see on nagu väga distorted võtta vastasena. See ei vii inimkonda edasi. Kuidas jäärad näevad vähkisid? Nad näevad vähkisid kaitses ja vaatamas uut perspektiivi. Need näevad ja vähkisid kodule keskendunud, kodule ja liidule. Et ka neil on nagu teatud vähkidel on rohkem suunatud kodule, sest see on midagi muutunud nendes. Kuidas jäärad näevad lõvisid? Motiveerituna, koostööaltina, suhtlevana. Kuidas jäärad näevad neitsisid? Nad näevad neitsisid atraktiivsena, enesekesksena, töökana. Ja sõjakana. Kuidas ma näen, et siin jääradel ja neitsidel osadel, see on kollektiivne lugemine, see on random, võib olla eelmise elu muster, kus neil oli selline mingid teemad, mingid kättemaksu teemad, läbi armastuse, pettumise, võimuvõitluse armastuses, et siin on näha seda, et see muster tahab nii-öelda sala- ja alateadvuse tasandil, see tahab taas luua ennast. Ja siis ongi see, et kui seda taas luua, siis peavad mõlemad kardinaalse muutuse tegema. Üks domineeriv maskulin, liigdomineeriv ja bossi ja nii edasi ja naisterahval on, no tähendab, siin on mõlema vaheline mingi alanduse, hirmutamise muster, dünaamika, mis on väga madala vibratsioonilised,
ja täiesti puhtalt võimuvõitluse teema. Kuidas jäärad näevad kaalusid? Nad näevad nagu mingi kerge koostöö on seal, aga südamevalu, et üksindus, siin võib ka olla. Juulis võib tulla kaaludega või neitsidega mingi taipamine, mingi maskide langemine, mingi varjutöö, mida ma just kirjeldasin, eelmiste eludega on see seoses. Et nähakse neid niisuguse nagu usaldusväärsena, aga saadakse aru midagi, mis teeb südamele valu, jäädakse üksi, aga luuakse koheselt ka tasakaal. Kuidas jäärad näevad skorpioneid? Karikate 2 ja ülemkohtu kaart. Nad näevad neid õiglasena, nad näevad neid armastusväärsena, sõbralikuna, usaldusväärsena. Nad näevad, et nad on oma teekonnal ja liiguvad rahulikemate vete suunas. Nad näevad skorpioneid kui enesearengu teekonnal pööramas mingit uut suunda. Nad näevad neid natukene, ma tunnen ka kaastundlikult. Või et tubli töö või kuidagi nagu toetav või nagu heas mõttes nagu. Ma näen pigem platoonilist siin, ma näen siin kas sõprust või sõprust või keegi kolleegi, kes soovib head. Nii, kuidas hamburid näevad, et hamburid näevad siis skorpionid nii. Kas on vastastikune? Jaa, neid seob sisemine laps. Rõõmus, vaba sisemine laps seob neid. Kuidas jäärad näevad hambureid? Nad näevad neid emotsionaalselt, Nad näevad neid emotsionaalselt külluslikuna, nad oskavad ise endale rõõmu valmistada ja toredust valmistada. Nad näevad, et nad samamoodi loovad midagi keiserlikust, aga neil on taas sünd ja nad alustavad midagi uuelt. Hamburid justkui nagu on rohkem vee-elementi liiguvad. Hamburid näevad neid peale seda taas sündi natukene kauge ja külmana. Aga nad võtavad ikkagi, liiguvad edasi ja tulevad oma elementi tagasi. Nad vahepeal justkui nagu oleks hamburitel taas sünd. Kuidas hamburid näevad kaljukitsasid? Nad näevad neid kui võimuvõitluses haiget saanuna ja töö juures edasi liikuvana. Nad näevad neid sõnakana, ennast kehtestavana ja õiglasena pärast mingi valusat sündmust. Kas see võib siis olla seoses jääraga? Jah, võib küll olla ja see on võimuvõitlus. Kaljukitsad ja jäärad on mingi võimuvõitlus on siin. Ressursivaheline võimuvõitlus mingi. Kuidas jäärad näevad veevalajaid? Hirmud tulevad üles, see võib olla ka veevalaja ajastu. Ta uurib, on hirmutav, on palju valikuid, võimalusi. Vanaga, nagu jäär võtab seda vana, jäär on selline ürgne, eks ju tegelikult. Mina näen teda tuleelementina, aga ta on ka väga maine või traditsiooniline või niisugune maaelement on neis ka väga tugev. Siis ma näen neid, et tegelikult see veevalaja, ma ütleks isegi ajastu hirmutab neid natukene. Nad uurivad selle kohta, nad märkavad, erinevaid võimalusi on, aga see kuidagi selline traditsioon või tundmatus natukene neid hirmutab. Ja neil on raske minna vanast ehk alade ajastust üle veevalaja ajastusse, sest nad on niivõrd traditsioonilised. Ja niivõrd traditsioonilised ja austavad niuksi nagu traditsioone või oma inimesi või sugu, et mingid mustreid, mis enam ei toeta, nad kuidagi nagu hästi nagu on lojaalsed sellele, aga nad saavad aru, et tegelikult nad peavad
leinama, kasvama välja sellest. Kas nad kasvavad siis? Jaa, saab lein läbitud ja tegelikult edukalt, aga neil on tähtis, et mitte nagu suurejooneliselt, suure grupi viisiliselt, vaid omade keskel nagu suuremad ja väiksemad võidud tähistatakse siis. Aga tal on see üleminek, kalade ja veevala ja ajastu üleminek on jääredele väga-väga raske. Nii et nad peavad väga palju ennast ületama. Nii, kuidas jääred näevad kalasid? Pahelistena, sõltuvustes, töösõltuvus isegi võib olla ja seksisõltuvus. Nad näevad neid sisemise lapse kriisis ja nad on justkui nagu pööranud oma õnnele ja rõõmule selja. Nagu, nad ei usu, nad näevad, et jäärad ei usu õnnelikku suhtesse. Nad ei usu, nad kõhklevad, kahklevad, et selline asi nagu õnnelik perekond või suhe on võimalik. Aga kaardid näitavad, et on võimalik. Nad ise jäärad näevad kalasid, et kalad saboteerivad iseennast, olles ohvrimeelsuses ja mitte isegi nähes, et universum toob neile kingitusi. Jaa, ma näen, et jäärad näevad kalasid platooniliselt hingesugulasena nagu heatahtlikult. Nad tahavad isegi süstida kaladesse, et tõeline armastus on olemas. Nad kuidagi utsitavad, motiveerivad kalasid. Aga nad ise ei ole, kuidas öelda, nad näevad hästi platooniliselt kalasid. Ma ei näe, et nad oleks nagu, nad näevad, et kalad on valel teel olnud, sellepärast, et neil on haavatud sisemise lapse haavalt aktiivne. Tegelikult tahavad nad emotsionaalselt külluslikku ja materiaalselt külluslikult paarisuhet. Elu isegi, kui ta ise oleks avatud, elu tooks talle selle, maksimaalse selle, aga nemad kõhklevad, kahklevad, ei usu sellesse, sest justkui nagu nad pole näinud või mida iganes. Nad keskenduvad väga palju tööle ja jäärad on justkui nagu tugev tugiisik, kes tahavad näidata, et on võimalik. Nagu keegi, kes on suurem õde või vend, kes tahab nooremale meelde tuletada, et usu imedesse, usu selles mõttes, niisugune armas, väga soe ja armas selles mõttes. Ja õige jutt. Mingi selline väga armas. Ma näen siin nagu oleks õe-venna suhe või mingi niisugune, et nagu, kes on nagu ühte hoidvad või nii, mis siit tuleb 2 või? Ja vaat jäär ajab väga segadusse veevala ja ajastu. Ta on nii oma traditsioonides kinni, et tal on kohe nagu ebalev tunne on. Sest ta on harjunud, kõik on täpselt nii, nagu olema peab läbi aega, ta on see nii olnud, nii minu esivanemad, ta on nagu lojaalne sellele, aga liiga lojaalne. Ta peab leidma oma tee. Ma näen praegu sellist asja, ma kirjutan ülesse, sest see on võib-olla seotud 48. Ma näen sellist asja, et jäärad on oma elu peateel. Ühel pool on üks vanem, teisel pool esindab teine vanem, tema on oma elu peateel. Ja ta on umbes nii, et ta vaatab sinna. Tegelikult see, mis ta kaladele motiveerib, ta tegelikult räägib iseendaga ka. Ta püüab ka iseendal uskuda. Ta tahab, et neil mõlemal, nii kaladel kui ka jääredel endal läheks armastus traditsioonides hästi. Et usk taastada. Varasemad kogemused on mõlemad neid räsinud. Ja nüüd nad ongi mõlemad, nii kalad kui ka jäärad, elu peateel. Ühel pool on üks vanem, teisel pool on teine vanem. Siin vaadata ühte vanemat, esiteks nad on distantsil. Neil on mingi siin teema, ma ei oskagi öelda, mingi külmus on siin. Mitte mõistmine, kuigi kaassõltuvus. Ühel pool
ühel vanemal selja taga on vanemad, kes tegid sellist mustrit nagu hirmutamine, alandamine, kättemaksud, mees-naise energiate võimuvõitlused ja nii ka tema vanem siis, kes seal seisis, on toonud selle siia nende vanemate sinna ja sellepärast nad on eraldunud. Teisel pool on samamoodi naise ja mees energiate alandamine, süüdistamine, ohver, agressor, süüdistaja, päästja, hirmutamine ja nii edasi. Ühesõnaga, selle vanema selja taga on vanemad ja sellepärast tema toob selle inimese vanemate dünaamik, nad mõlemad toovad selle. Ja nüüd ongi jääral ja kaladel ja tegelikult kõikidel ongi nii, et minna nüüd kas sinnapoole või üldsegi oma teekonda astuda sellest mööda, et see jääb su selja taha, need vanemad jäävad selja taha, et su vaade oleks puhas selge, kuidas sina tahad luua. See on see 2026 aasta eesmärk. Ehk kuidas minna läbi nendest ürgsetest esivanemate mitte emotsionaalselt intelligentsete mustritest, mis tahavad läbi sinu tungivalt ka tulla, kui sa oled lojaalne, liiga lojaalne vanadele mustritele. Võtta vastu need traditsioonid, aga loo omadel tingimustel, kui neutraalsena ja see vägi, aga loo omadel tingimustel. Nii. Vaatame siis 12 maja jäärale, ehk siis 12 eluvaldkonda ja vaatamegi self-identiteet, esimene maja. Jäär ületab enda hirmud seoses veevalaja ajastuga. Ta elevates. Tore. Ma ütlesin, mina ei tunne sõjakust ja destruktiivset. Mingi seltskond kollektiivis seda kindlasti on. Aga ma näen, et kui jäär teeb muutuse, siis ta saab olema selline liider, kes on eeskujuks, kui ta ei kuritarvita seda saavutust muidugi. Kui ta kasutab, aga ma näen, et ta kasutab seda hea peremehelikult ehk austavalt. Ja ta limiteerib oma ringi. Ta ei püüa olla kõigi jaoks. See on ka üks tark tegu, mis ta teeb. Raha voolab, kui olen positiivne ja avatud. Just, et ta saab aru, et ajastute üleminekul on vaja edasi liikuda. Ta ei jää toppama ja ta saab aru nendest muutuste olulisusest ja liigub edasi, just nagu ma ütlesin, et ta liigub oma teekonnale, et ta ei jää sinna kalade ajastusse kinni. Teine maja, ressursid ja väärtused, universum. Ta võib ka hakata rohkem jumalasse või universumisse või loodusesse usaldama ja koostööd tegema. See tervendab ka tema südant, sest ta varem on oma südame lukku keeranud eelmiste elude armu suhete osas. Ta on usaldanud naisi või feminini, tähendab, ta on usaldanud feminini, ma ütlengi meestes kui naistes feminini, kelles on domineerivalt feminin, distorted feminin siiski, kes on salakaval, manipuleeriv, domineeriv, võimuvõitlev, ta ei ole divine feminin. Ja sellepärast ta on oma südame lukku keeranud, aga nüüd läbi ressursi ja ta on hakanud ennast väärtustama ja saama aru endast kui universumi osakesest ja tema süda on hakanud tervendama. See tähendab seda, et tema naisenergia on hakanud tervenema. Ta on kontaktis kõiksusega, divine feminini osaga, tema süda terveneb, divine esindus. Jäärad on tavaliselt väga tegelikult mõistusest domineerivalt, aga neil on ka süda õige koha peal ja süda neil hakkab tervenema. Kommunikatsioon ja interatsioon. Osho õpetused tahab tulla õigepidi tagurpidi. Ühesõnaga mingit tasakaalu ta tahab luua, aga ta eksleb veel aasta alguses. Puhastustöö on vajalik, ehk siis mees ja naise energiate tasakaalu, mis Osho tegelikult õpetab ja hirmudest läbiminekut. Et tegelikult on see jäära tugevus. Aga suhtluses on vaja puhastustööd teha, ehk sa ei kordaks neid samu sõnu või kõnemaneere
või mustreid või harjumusi naiste-meeste vahelises suhtluses, nagu sinu võib-olla esivanemad seda tegid. Ehk siis läbi konfliktide, süüdistamise, hirmutamise, domineerimise, niisuguse nagu valedel alustel. Vaid nagu vaja lihvida emotsionaalset intelligentsust, et tasakaalu. Osho raamatud võivad aidata sul leida seda tasakaalu, et sa saaksid kõneleda sellisest tasakaalupunktist rohkem, mitte süüdistavalt. Kodu ja perekond ütleb perekonstellatsioon. Ja siin on vaja vabastada mingeid, kellele sa oled olnud lojaalne, aga mis mustrid enam ei toeta, aga automaatselt sa oled neid mõistuse automaatikal neid edasi kandnud. Läbimurre hirmus, kui sa tegeled perekonstellatsiooniga või ühisväljatööga. Ühisväljatööd saan ka mina teha sulle. Kui sa soovid murda läbi hirmudest. Et mõnikord on nii, et kui me oleme liiga hirmul, siis ongi parim kaitse on rünnak, aga tegelikult ei ole ju. Tegelikult ei ole parim kaitse rünnak. Läbimurre hirmust ja liikuda oma rahulikamate vete suunas on see, mis tahab tulla. Ja perekonstellatsioon on vajalik läbimurre hirmus, sellepärast et draama kolmnurk on olnud. Nagu ma ütlesin, mõlemal pool vanematel toovad oma pagasid, toovad selle sinna ja siis nad on natukene distantsil, sest nad on ise ka ehmunud, et miks need asjad nii läksid, kuigi tegelikult ju võib-olla hoolimine või armastus on. Ja sinu ülesanne on liikuda, mitte seda hakata liigselt lahendama, vaid vabast teadlikkusega, neil oli nii, ma mõistan, kust see tuli, miks neil nii oli. Ma ikkagi ei kaota usku ja usaldust paremasse ja ma liigun sinna suunda. Ma liigun nii, et nad jäävad minu selja taha, see oli nende lugu ja ma lasen selle vabaks. Vabastavate lausete kogumik on ka, mis on konstellatsiooni baasil vabastavad laused, aitavad sulle draama kolmnurka lahendada ja läbi murda hirmust. Minu raamat. Neid saab üle Eesti raamatupoodidest, suurtest raamatupoodidest. Jäär, rõõm ja mäng, seksuaalkeel, jäärad tunnevad ennast seksuaalselt. Ja tuleb Apollonia lugu 5 põlvkonna pojeng. Vaat seal on ka draama kolmnurkade lahenduse keskne. Nii et tundub, et rõõmu ja mänguga võiksid lugeda, võiksid uurida, ühisväljatööd teha, sisetööd võiksid teha 2026 aastal, et sa Jumala eest samu mustreid ei hakkaks kordama, nagu esivanemad on seda teinud, kui sa soovid paremat kvaliteeti lähisuhetes. Ja siis sina oled see hero, siis sa oled tõeliselt kangelane ja liider. Kui sa võrdled ainult iseennast iseendaga ja oled parem versioon iseendast kuldajastul, siis müts maha, ma olen väga uhke su üle, sest traditsioonid on sulle armsad, aga on hea läbi murda nendest hirmudest. Ja töö ja rutiinist tuleb uue aja laps. Jääradel tuleb uue aja laps töö ja rutiinis. Tuleb ka ma armastan raha ja raha armastab mind. Jõud on minus endas. Töö ja rutiin, uue laps, mis see täpsemalt tähendab? Tuleb ka Silva meetodi raamatu lugemine, et ma soovitan sul päris palju lugeda Oshot, ehk siis hirmude vabastamine, aga nais- ja meesenergiate tasakaal. Lugeda minu raamatut Apollonia lugu 5 põlvkonna pojeng ja Silva meetodi raamat on ka, mis võiksid kas laenutada või osta, neid vist poes ei ole saada, aga see aitab ka luua sul tasakaalu. Ma ei tea, kui uue laps, kas 6. maja, kas sa võib-olla soovid töö ja rutiin, soovid ja kohustused, kas sa soovid nagu keskenduda või tundma õppida enda sisemist last või oma lapsega rohkem aega leida töö vahepeal või sinu töö hõlmab uue aja lapse teemasid. Ma millegipärast kahtlen selles, sest sa oled nii hirmul veevala ja ajastust ja nende uute tundmatute teede suhtes. Ma pigem ütlen, kas see on sinu sisemine laps või sinu enda laps või sul on mingi lapse soov või ei, ma näen kvaliteetaeg enda sisemise lapsega või oma lapsega. 7. maja armastus ja partnerlus, kirjutamine, väljendamine, kirjutamine, mees ja ai. Sul on mees ja naisenergiate tasakaalustamise aasta.
Ja aitab, kui sa kirjutad ja suhtled kindlasti mingid vanad mustrid välja, teadvustad neid, ei korda neid teadlikult igas hetkes seda mõistes. Avan oma südame ja sean piire armastusega. Just, et kui sul on olnud mingi südame tervendus, siis kindlasti sea piire, aga ära ka sulge oma südant, eks? Et see on ka jah. Ja ma näen tegelikult jäärad ei tee seda. Ma näen, et nad liiguvad püsisuhte suunas. Kaardid näitavad nii. Kuidas siis, mis on nende transformatsioon jääradel? Suhted. Nad ei lähe enam primitiivseid mustreid, esivanemate mustreid kordama nii destruktiivsel viisil. Kusjuures nemad ise on olnud võib-olla sellest liigdomineerivas maskuliinses energias. Ja sellepärast nad toovad ka teistes potentsiaalsetes partnerites selle esile, sellest destruktiivsuse, sest see on eelmise elu muster, mis vajab puhastust. Nii et transformatsioon ja müsteri on suhted ja aitab julgem väljendus ja kõne. See tähendab seda, et suhted saavad terveneda ja paraneda, kui me räägime nendest asjadest, nagu ma just ütlesin, kus üldse tuleb selline tundmatust lahvatab selline konflikt, kui on nagu külgetõmme ja nii edasi. See tuleb eelmiste elude lahendamata mustritest, võimumängudest, eks ju. Et tõeline armastus ei võimu võitle, vaid toetab ja on tiim. Ja seda tegelikult jäär osati nagu teab. See tähendab seda, et tema vanemad on mingis osas juba tervendunud seda mustrit, aga mitte piisavalt. Sinu ülesanne on piisavalt teha. Edasi minna olla. See on sinu üks missioone. Õppimine ja usk. Kirg. Ole kirglik. Maha jätmine. Kõik on kingitus. Lähenen kõigele loovusega. Raha on võimalus teha rohkem oma asja. Et kui sul on sa õpid seda, et kui siin maha jäetakse, et sa usud ikkagi kirglikult, et kõik on kingitus, kõik on võimalik siin elus. Ja nii töös kui ka armastuses. Ja tuleb isegi affirm, eks ju, et kirglikult loo uut programmi. Et vana tahab sind hästi testida, vanad mustrid eelmiste elude, aga ka su suguvõsa korduvad mustrid tahavad sind väga testida ja trigerdada, et sa läheksid kaasa, läheksid õnge sinna, aga ära mine. Loo uut seekord. Nii, töö ja edu. Manifesteeri oma töö ja edu. Vahel jääb sul usust puudu, sest sa ei ole näinud piisavalt külluslikku ideaalset lahendust ja sa justkui pead seda ise nullist looma. Tahe, visionäär ja töös ja edus on vajalik manifesteerida, nagu luua programmi, olla visionäär, tahta, olla kirglik, edasi liikuma. Community ja tehnoloogia introvert tuleb tagurpidi, see tähendab seda, et ole rohkem ekstravertse. Aeg on tulla oma mitte hoida endasse, mitte alla suruda, aga tee seda konstruktiivselt. Ja võta aega ka puhkusteks, sest kuna sinu sees on väga suur protsessimise töö, siis sa vajad seda ka. Ja community sa vajad seda puhkust sellepärast, et sa tegelikult kohtad 2026 aastal veel viimased jusud väga destruktiivseid distorted feminine energiaid, mis trigerdavad sind, panevad sind proovile, kas sa jääd rahusse, kas sa eemaldad ennast sellest, kui sa ei näe muutust, kui nemad ikka veel, kas sa eemaldad ennast sellest ringist, et ennast taas ei looks ja valid targemini, sest kedagi sa ümber muuta või päästa ei saa. Igaüks saab seda ainult ise teha. Nii, spirituaalsus ja kunst. Sul läbinisti tuleb mehe ja naise suhted ja alkeemia tasakaal. Ehk siis kuigi sa lähed tuleelemendis, sa lähed aasta teises pooles rohkem pehmemasse humble energiasse, veeelementi, tunnetesse, südame tervendus.
mehe ja suhte alkeemia ja mees ja naise energiate tasakaal on sul, issand, see tuleb üle 1 kuu, on ju, üle 1 kaardi tuleb see, et see on su fookus siis, et see on ka, mis sinus sellist ei tekita sinus apaatsust ega liigset narkomaaniat, vaid töömaaniat tähendab, vaid et see annab su elule õitsengut või lisaväärtust, et aga see ongi see, et kui sa iseenda sees teed puhastustööd, lood uue mees ja naise energiate tasakaalu, teed seal inventuuri ja lood uut sealt, siis ka väline peegeldab seda ja sa ei toida vana peale reageeringutes. Nii, nüüd vaatame kiiresti ka 12 järgnevat aastat sinu jaoks, et kuidas see protsess käib. 2026. Ja siin on 50-50, et siin võib olla abiellumist või püsisuhte kvaliteeti praegu. Aasta alguses on see 50-50, see oleneb sinust, mis tee sa valid. Kas sa valid destruktiivses kaoses ennast tõestada, nagu tegid seda kivi ajal, siis nõidade ajal seda, eks ju, et ja olid küll, sellel ajal olid ka need, kes taimedega toimetasid, aga nemad ei läinud ässitama, trigerdama, ussitama meesenergia nina alla. Nemad toimetasid oma asju. Nad olid tasakaalus, neil ei olnud vaja võimu võidelda ennast positsioonile. Need, kes läksid ülbitsema mehega, nemad saidki kõrvetada, sest see on 2 otsaga mõõk. See on see 2027. Et kõik naised ei vääri austust, kui nad ise ei käitu austusväärselt meesterahvastega. Mina isiklikult arvan naisterahvana seda. Sama ka vastupidi, eks ju. Et mehed ei vääri austust, kui nemad naistega ei käitu kenasti. Aga ma tunnen, et siin, jah, siiski ma olen seda meelt, et nii naised kui mehed võrdselt võiksid olla poliitikas, sest see loob selle nais- ja meesenergiate tasakaalu ja see on, mis ühiskonnas toimib, on evolutsioon. Me oleme kõik inimesed, on minu mõte. Minu eesmärk on see, et me oleme kõik inimesed. 2027 aastal ikkagi mingi püsisuhe sul on. Ja see on selline, kus on nagu sarnasega ja see on lõbus ja see on tore ja see on kerge ja see loob sulle, see toob jääras sellise mitte liigse tõsisuse ja domineerimise, vaid rohkem mängulisuse, kerguse. See on ilus. 2000 see suhe siis, mis alanine siin ennem ütles, on ju 2026 aasta lõpus, 2027 tundub, et see on alaline suhe, see on tulemas. 2028 universum. Sa liigud aina rohkem mitte oma suguvõsa, vaid rohkem avatud loodusele, tundmatusele, kõrgematele jõududele. See rohkem 2028 su usaldus taastub, su süda terveneb, vaata seda. Su süda terveneb, kui sa seda teed. Aga kui sa vaatad suguvõsa mustreid, kus on korduvad mustrid, kuigi neil oli ka väga tubli traditsioonid ja nii, siis see teeb su südamele haiget. Sellepärast sul on vaja, et sa oleks möödunik ja et sa oleksid avatud uuele. Ja sa oled aina rohkem usaldavam ja avatud uuele 2028. 2029 lähed julgelt edasi oma eesmärkide suunas. Sul on pikk teekond, kaarik, sa oled nagu, sul on sihtkindel ja see on külluslik ja ressursirikas. 2030 perekond, lojaalsus, sinu inimesed, sinu lapsed, usaldus, sinu tribe, nagu tõesti südamekeskne tunne on siin. 2031 sa manifesteerid midagi. Sa tahad midagi jälle mingist nagu igavusest lahti murda, ehk sul on uued väljakutsed. 2032 on sul mingi teema ülemas ja see võib olla see vana teema, mis ma ennem ütlesin, kellegi mingi vana varjukülje muster,
võib sulle veel teha välismaailmas peavalu. Aga sa juba tead, mis on see juurpõhjus ja sa ei lähe sellega kaasa. Sa toetad iseennast, tuled iseenda keskmesse võimu võitlemise asemel. 2033 teemant, sa saadki jälle võitu sellest, sa oled väga kiiresti tõmbad ennast kokku ja saad tugevamaks läbi mingit pressurizing, sest tuleb järgmine aasta, 2033 tuleb teemant. Ehk sa kohe mingist protsessid veel siiruviiruliselt mingit asja 32 aastal ja 33 juba teemant, et sa oled tugev. 2034 võib alkoholiga liialdust olla. Ära mine sõltuvustega kaasa. 2035 sa tunned, et sa mõtled rohkem võib-olla passiivsele sissetulekule, sest tahaksid rohkem sellist rahulikumat eluviisi. Ja sul mingid vanad harjumused väga raskesti ikkagi tahavad sind testida veel aastaid ka, et panna sind proovile. Vanad harjumused suguvõsas, sa oled hästi traditsioonidele lojaalne sellepärast, et ja see tegelikult hoiab sind tagasi, kui sa seda teed, kui sa lubad sellel juhtuda. 2036 mingi ohvri, et on jälle vaja protsessida ja lahti lasta mingi vana muster suguvõsast. Et nad ikkagi aeg-ajalt siiruviirulisele tuletavad midagi meelde, mingi ohvrimeelsus, mingi lase lahti. Või liiga igatsus, teispoolsus, lahkunud hingel, et sa oled hästi nii selle mõttes nagu traditsiooniline ja austav oma suguvõsa osas. Aga see natuke hoiab sind tagasi ja ainuke, mis sind praegu edas viib, ongi see läbimurre veevala ja ajastust. Ehk astumine tundmatusse konstruktiivselt, mitte vana pagasit kaasa võttes. 2037 oled hästi perele pühendunud, armastav, soojad energiat perega. Ja et pere ja sinu inimesed aitavad hoida sind reel. Aga sul tuleb välgurohke aasta, puhastustöö, jälgi oma suhtlemist. Kui sa suhtled enne häälesta ennast mees- ja naisenergiate tasakaalule, enne kui suhtled. Ja see on see, mis sina saad ära muuta. Selleks korraks kõik. Aitäh sulle. Loodan, et kui see kõnetas sind, pane like ja kohtumiseni.